Tere hommikust ja ilusat vlogi algust teile. Käes on kolmapäev, lotokolmapäev. Ja minu vlog algab siis sellega, ma lähen lotopiletit ostma. Ja siis suundun Triflosse 2 tundi, teen tööd. Ja siis Simona on tagasi, ehk siis ma saan minna trenni. Ja peale trenni me lähme Simona juurde. Krit lõpetab oma trenni, tuleb ka sinna. Ja me hakkame tegema vision board'e. Kes eelmist vlogi vaatas, siis ma rääkisin seal lõpus, et me nägime ühte videot, kus näitas nagu, et iga kuu teed ühte mingit asja oma sõbrannadega. Ja siis jaanuar oli vision board, aga kuna me ei jõudnud kokku saada, siis me teeme seda veebruaris. Ja veebruaris on ka veel see Valentine's Day ja nüüd me tähistame seda ka. Me teeme 2 asja korraga. Ühesõnaga, mina ütleks, et vision board'i jaoks ei ole kunagi liiga hilja. Ja fun fact, ma ei ole mitte kunagi teinud ühtegi vision board'i. Nii et ma arvan, et tuleb väga tore. Oh, wow. Ma ei mäleta. Okay. Või nagu selles, nad ei ole mul eraldi pandud. Nii, kõige esimene asi on selline asi. kas seda peab sööma? See on Thailand nagu punnikreem. Siukene valge siuke putik on seal. Jah, mingisugune. Vot siin on kõik on tai keeles, aga see kindlasti on väga hea. Vitamin C, niatsiamiid ja glutatoriin või midagi. Väga hea. Seal saab kinni lahti. See on nice. Tavaliselt alati selliste asjadega on see, et veits nagu liiga palju. Ja et sa saad nagu seda palju. Siis on need klassik, need nina, need asjad. Mis seda on? Ei tea. Mis asi see on? See tõmbab nagu nina täiega nagu fresh'iks. Jah, mul on siin lahti tegema, aga see on siuke. Mis me tegema peal? Nagu tõmba. Nagu päris nii Wow, see on nagu mingi drug ju. See on selleks, et kui vahepeal on nagu näiteks pea käib ringi või on halb olla. Nagu piiritus või? Nagu, no, ma ei tea, midagi, nagu see on herbs. Ja see tõmbab nagu looduslik. Ja teisel pool on selline õli, et seda vist saab panna siia. See oli ka vist, et kui putuka sammustab, et siis see võtab sügelust. Oh, wow. Ja siis need on mingi clear nose acne gel. Ma proovisin seda ka, ma nagu nii ei saanud aru sellest haibist, aga võib-olla nagu... Äkki sul ei ole probleemi? Ma ei tean täpselt nagu, et kas ta teeb blackheadidele või nagu millele ta täpselt nagu... Quick soothing. Oh my god, me võisime sama asja. Et võib-olla see on nagu poore ahendab. Igatahes. Aga vaatame nüüd, kas see tuleb ja lähiaja jooksul täpselt selline summa. Muidugi seda on raske, 100 eurot tuleb, ma arvan. Ta saab homme juba, et annab trenni ära. Tead, mis võiks olla? See võiks olla nagu mingi 172 eurot. Et niuke nagu summa, mis ei tule nagu niimoodi nagu hästi loogiliselt. Mul oli siin tegelikult veel, et ma läksin saanud nagu umbes nagu seda pikendada, aga mulle nagu visuaalselt ei meeldinud, et see läheb nagu väiksemaks. See on nii palju armastust. Ja ma tahan, et olla armastust, et nagu endaga, Roomaga, sõbrannadega, perega, kõike armastust. Ilus. Well, hello, ma olen tagasi kodus. Nii tore päev oli täna. Meil oli nii tore õhtu Simona Kritiga neid vision board'e tehes ja see oli nii tore tegevus. Ma imestan, et me seda kunagi varem teinud. Ja no siis me saime ka aru, et oleks saanud nagu võib-olla selles mõttes nagu paremini ettevalmistuda, nagu tellida mingeid asju. Sest et need ajakirjad, mis meil olid, aga et seal nagu super palju ei olnud asju. Võib-olla oleks saanud kuidagi veel paremini. Ja järgmisena
on märtsis selline asi, nagu seal oli tegevus, et tee mingi nagu paintimise, maalimise õhtu kuskil kodus, eks ju. Ja me mõtlesime, et me ei taha nagu maalida, et jälle mingi lõuendi peale, et jäävad seisma. Ja siis pakkusin välja, et me võiks maalida küünalde peale. Ja nad olid nõus sellega, et see tundub nagu äge ja küünlad päriselt läheb nagu kasutusse ka. Nii et märtsis hakkame siis küünlaid värvima. Mina igatahes teen endale kiire skincare. Lähen magama ja homme räägime uuesti siis. Tere hommikust, käes on neljapäev ja ma hetkel suudun Free Flow'sse. Me lähme siis proovi tegema. Nimelt, ma olen nüüd üle 10 aasta taas tagasi moelavadel. Viimane kogemus oligi 10 aastat tagasi Marleeni kollektsiooniga Tüügis. Kõndisin seal. Ja nüüd 10 aastat hiljem ma olen jälle ühel moeshow'l modell. Ja me teeme siis proovi selle jaoks. Ja siis ma teen natuke tööd. Ja täna ma lähen massaaži, mis on mu kodu lähedal. Ehk siis see on kell 6, et siis ma trennidesse ei lähe, vaid lähen massaaži. Ja pärast seda käin korra Kristiinast läbi. Ma toon ühe paki ära. Ja siis ma mõtlesin, ma korraks vaatan, tahaks mingid riideid. Et ma lähen teen väikse tiiru. Proov on tehtud. Oh my god. Massaažis on vahepeal käitud. Issand, see oli nii, ma ei näe, nagu selles mõttes see oli valus. Ja ta tegi kupuga, mul pole kunagi kupuga tehtud. Et aga see oli ka tugev, aga samas ma reaalselt tunnen, et see toimib. Ja see aitab mul päriselt pingeid leevendada, see on nii hea, eriti veel see teadmine, et mul tuleb nädalavahetus täistantsu. Ehk siis ma teen piisavalt palju seda eeltööd, et mu keha peaks kõigele ilusti vastu. Kell on saanud kohe 10. Ma jäin vahepeal magama. Ehk siis ma ei ole oma õhtuga mitte midagi korda seadnud, ütleme nii. Korda saatnud. Ma hakkasin kohe, kui ma koju jõudsin, hakkasin vaatama iluuisutamist. Ma olen seda nüüd siin alates olümpiast alates, nagu seda üldse olümpiat olen vaadanud ja see on minu arust nii põnev. Nii tore on kaaseleda, kohe varsti läheb Niina, meie enda eestlane, nii et kohe varsti hakkan teda vaatama. Aga väiksed update'id. Vahest ma midagi ei leidnud. Ütlen ausalt, talvel see shoppamine ei keri üldse. Nagu sa ei taha oma riidet seljast võtta, sa ei taha need asju proovida. Ma ei tea, kuidagi nagu üldse ei vaibi. Aga kuidagi see, mis siin pakis oli. See on kõigile tantsijatele või no tegelikult, teate miks mitte? Ka üldse teistele, kõikidele. Et mina soovitan osta endale tugevad sukad, nagu võrksukad. Selle asemel, et osta neid kogu aeg neid odavaid mingeid õhukesi, siis need maksavad reaalselt poodides 10 eurot. Ja siis lähevad ühe korraga katki. Pole mõtet. Need maksavad 20 eurot ja saad kasutada väga pikka aega. Ja nad on päriselt nagu paksud ja tugevad. Ja mina tellin oma omad või ostan oma omad Freesportist. Ja ma olen reaalselt kogu aeg mõelnud, et ma pean sinna koha peale minema, et neid osta, sest nagu nende e-pood, aga koduleht näeb nii nagu selline vanamoedne välja. Või nagu selline, et sa ei saa aru, et kas see on nagu e-pood, aga siis ma lõpuks nägin, et seal on tegelikult nagu võimalus tellida. Ja seda ma ka tegin. Nii et sellised on minu sukad. Ma ei mäletanud suuruse mõttes, et mis mul tavaliselt on, aga need tundub väga pikad. Ma võtsin M, ma loodan, et need liiga pikad ei ole. Kuidagi nii väsinud olen, ma ei tea. Ma ei ole täna mitte midagi teinudki. Täna hommikul ka ma tegin mitu uinakut. Hommikul. Ma ei tea, ju siis it's one of those days. Let's go! Ilusat hommikut teile, käes on reede ja mul on õnneks selline pigem chill päev. Ma lähen praegu Free Flow'sse, mul on 2 eratundi ja siis mul on 3 tundi pausi ja ma mõtlesin, ma teen Free Flow's tööd ja toimetan, teen oma harjutusi, mis mulle mu füsio andis. Ma ei olegi vist sellest rääkinud ühesõnaga, ma käisin teispeal füsio juures ja tuleb välja, et mul on väga nagu nõrgad, aga nagu pole piisavalt treenitud tagumik, ütleme nii. Ma sain mingid harjutused, et mul siit tagumikust liiguvad mingid lihased siia põlve, mis siis ongi nõrgemad ja et neid tugevdada, et seda valu ei tekiks, siis ma pean neid harjutusi tegema. Nii et teeme neid pärast. Ja siis õhtul on veel 1 eratundi, siis ma tulengi koju ja valmistun homseks. Sest räägime varsti, aga mul tuleb üks uus koostöö ja ma saan täna ühe pakikese. Ma olen väga elevil, sest et tegu on näohooldustoodetega
ja ma olen hetkel oma näonahaga nii rahul. Aeg-ajalt mõni sõber tuleb siia-sinna, eks ju, aga see on ülifine. Mul ei ole olnud juba päris mõnda aega sellist põletikulist nagu mitmes kohas aknet ja see on nii tore ja ma saan nüüd katsetamiseks ühed tooted. Me teeme sellist testperioodi ja kui mulle tundub, et kõik sobib ja kui ma näen mingeid muutusi või et kui ma näen, kuidas nad mulle mõjuvad ja kui kõik on hästi, siis teeme koostööd. Tulin siia Ragne kontorisse. Ragne, ma loodan, sa ei pahanda. Lihtsalt allkontoris või seal õpetajate ruumis on inimesed ja ma ei taha seal vlogida. Aga siin on siis minu uue koostöö pakikene Biotroga ja siin on palju skincare. Ehk siis vaata, mis siin üldse on ja mõtlesin, et täna võiks neid hakata juba katsetama. Mul on sellisegi kasutusjuhendid kaasas, saate aru. Loodud Baden-Badenis Schwarzwaldi Saksamaa või Austria. Schwarzland. Looduse teadus on ühendanud käed parima nahahoolduse ja heaolu saavutamiseks. Wow. Siin on manti ja see on väga raske ka. Ma ei tea, millest alustada. Ta ütles, et ta pani mulle kaasa mingeid testreid. Need on väga hea, tuleb siin päris palju reise, et siis on mõnus kaasa võtta. Ühesõnaga, mis meil siin on? Siin on Firming Phytoessence ja siis on Skin Refining Phytoessence, Moisturizing Phytoessence, something, siis siin on väike vitamiin C seerum. Kuule, see pakk on juba tuttu. Kas või sa oled taskuse peale nendest pakkidest ma olen? Jaa, ma olen kasutanud ühte sellist väikest testrit. Ja, nüüd mulle meenub. Ühesõnaga, siin on vitamiin C seerum, siin on DD Cream SPF-iga, siis meil on siin kompleks seerum, siis meil on siin sheet mask, oh my god, see kulub praegu väga marjaks ära, siis hyaluronic kompleks seerum, siis 21 hour care, issand palju neid siin on. Nii, siis siin on veel wow, Hydro Boost kontsentraat, selline. Mul oli selline overwhelmed tunne. Siin on meil siis 20% niacinamide, kas ma ütlesin õigesti, seerum, siis anti-blemish stick anti-inflammatories, Lagoria, combination skin, ma arvan, et see on siis kreem või seerum, siis siin on veel kontsentraat, Black Forest kontsentraat, siis siin on cleansing lotion ja cleansing fluid appi ja siis siin on veel kreem. Siin on nii palju asju appi, ma olen umbes selline. Väga ilusad pakendid, mulle väga meeldib selline minimalistikus. Tänaseks eratunnid tehtud ja nüüd koju vlogi monteerima. Teate, ma pean selle skincare'i proovimise lükkama homsesse või ülehomsesse. Sellepärast, et ma lõpetasin vlogi alles nüüd, kell on varsti 1, sellest läheb alla. Ja ma arvestasin, et ma kell 12 olen juba omadega igalt pidi valmis ja ma olen juba voodis pestud, kõik värksegid, ma pole pessunud, ma pole meiki eemaldanud, ma pole kotti kokku pannud. Mul on kell 8 hommikul äratus. Amazing. Nii et ma täna teen veel endist viisi ja kuna lihtsalt homme mul on selline õhtu, et ma ei tea, mis ma koju jõuan, siis ma ei ole kindel, kas ma jõuan homme nagu seda niimoodi päriselt ette võtta seda skincare'i. Nii et tõenäoliselt ma avastan teiega koos seda pühapäeval. Aga seniks ma lähen tuttu ja loodetavasti ma saan pisut ka magada, niimoodi ma tulen ennast hommikul värskena, et ma saaksin homme killida tantsus ja olla mingi yeah, slay, let's go. Nii et jep, ja tööd. Tere hommikust, käes on laupäev ja minul algab täna Select Dance event või camp. Meil tuleb siis 2 päeva täis tantsu ja sinna mu kogu nädalavahetus seekord kulub ja I don't mind at all. Seekord toimub see kultuurikatlas
ma pole üldse kindel, kuidas see kõik seal võiks välja näha. Ja tegelikult, mis ma õhtul veel teen, on see, et ma lähen Marleeni juurde. Ta korraldab sellise nagu Galentine's ürituse, mida ta tegelikult pidi tegema eelmine nädal, aga siis ta tuli ka Eesti laulule. Ta teeb nüüd see nädal. Nii et ma võtsin oma roosad pidžamad kaasa, sest see oli seal kirjas, et peab olema. Ja lähen siis peale trenni sinna. Ega mul nüüd super kaua seal ilmselt ei ole, sest ma olen probably väga väsinud ja tahaks homseks välja puhata ennast, kuna ma täna seda ei saanud teha. Aga natukeseks ikka. Oh yeah. Oh yeah. Tulime Free Flow'sse sööma ja nüüd lähme tagasi. Selline update. Ma tean, sa pole tõesti. Kas sa painata? Mul on pala, mis sa kallas natuke peale. At this point. Me olimegi jõudnud siia olete kahekesi, me olimegi, kus kõik on. Ei, väga sulle väga hästi. Tere sõbrad, kell on 12:30 äkki või? Räägime korra sellest Selectist. Kõik 4 klassi, mis meil täna olid nii rasked. Igas kavas oli miskit, mida ma ei saanudki lõpuks kätte. Ja ma ikka nägin vaeva. Üks asi, mida üks vend ütles, mis aitas mul täiega ja pani minu jaoks asju, ma ei tea, kuidagi lihtsalt see lause kuidagi pushis mind, on see, et nagu you have to fight for the choreo. Et see ei ole nii, et ta ei tule, siis sa oled, jah, no okei, siis ma teen natuke nii. Ei, sa pead nagu fightima selle eest, et see choreo tuleks. Ja see kuidagi oli nii loogiline või sellega tundus nii nagu mingi jaa, et kui tihti me nagu mõtleme, et mingi, okei, see choreo ei tule, et no siis las ta olla. Aga nagu sa pead päriselt nagu olema mingi davai, ma nüüd teen kõik selleks, et see choreo tuleks. Üks naine meil täna ikkagi ei olnud, meil oli siis täna 2 sama treenerit. Ehk siis homme on meil 12 treenerit, ma eeldan. Aga siis ma korra näitan teile siis kõik need kraamid, mis me siin täna saime. Vana hea pass, siis särgid saime. Seekordne kujundus on meil siis selline, et siin särgi eespool, ma teile minust vlogis ei näidanud seda, on siis lihtsalt Selecti logo. Siin niimoodi. Ja siis tagapool on minust väga äge selline disain, Select, selline. Siis siin kotis oli veel üks näomask, mida mul on väga vaja teha millalgi. Ma arvan, et homme, kui mul on kõik see hullus tehtud. Ja siis ma läksin Marleeni juurde ja Marleenil olid ka mingid väiksed giftbagid. Ühesõnaga, no kõigepealt siis see minu maalikene, mis on ikka natukene annab värvi uskumatu. Tegin siis sellise. See on nagu see vinüülplaat, aga nagu südamekujuline. Mis see on? Siin peal saab joonistada. Ei, jah. I guess. Siis meil on siin peegel. Nii armas südamekujuline. Väga ilus. Siis Marleen jagas bikiine, mis tal olid mingitest aegadest alles ja siis me seal vaatasime. Ma võtsin sellised bikiinid. See ei olnud tegelikult kinnituse osa, aga sellised rohelised võtsin. Siis siin on veel üks näomask, biokollageen. Siis siin oli üks mesikepakomm, selle ma pasin ära. Siis siin on peapaelve, halleluuja. Reaalselt mul on need kõik ära kadunud kuskile. Nagu seda 2, mis mul on, kohe otsin taga ka. Ühesõnaga, nice. Siis sellised klambrikesed, mis on ülihead näiteks meiki jaoks. Kui sa hakkad meiki tegema, siis need on ülibänger. Neid klambreid on 2, siis on veel selline klamber, mis annab sellist väga Zara Larsson Midnight Sun. Ma hakkasin mingi Midnight Summer. Ja siis on selline keychain, mille ma võiks kohe panna omale sinna külge. Siin on küll more self-love. Ja ma ei suudaks rohkem sellega nõustuda.
nii et more self-love. mul on jalad nii nagu mitte valusad, aga nagu nad surisevad, sest nad said täna hagu ja ma ei ole veel jõudnud süveneda sellesse, mis me täna tegime, et ma alles hakkan oma videosi vaatama ja midagi ilmselt ka postitan. aga enne ma lähengi siis käin pesust läbi, teen oma skincare ja lähen magama. loodan, et ma saan ennast välja puhata ka. ja homme õhtul proovime siis neid Biodroga skincare tooteid. nii et head tööd ja räägime juba hommikul. tere hommikust, käes on pühapäev ja mul on täna Selectil siis päev 2 ehk siis viimane päev. Enda trenne mul siis täna ei ole, ma tahan täielikult keskenduda Selectile, nii et trenni tegema jätkame järgmine nädal. lõuna on söödud ja nüüd 3. klass. no tere õhtust! kell on väga palju, kell on 1 öösel. ma arvan, et kõigepealt võtame kokku selle tantsulaagri, selle 2 päeva, mis ma veetsin seal. nii tore, et meil on üldse selline võimalus, et tuuakse välismaalt õpetajaid, koreograafe. see on nii arendav ja isegi kui ma vaatan neid videosid täna, analüüsin ja olen mingi, seda oleks saanud paremini, seda, siis ikkagi ma tunnen, et iga korraga ma lähen nagu ikkagi paremaks. isegi kui ma veel neid tulemusi ei näe nii, nagu ma päriselt tahaks, siis iga kord, kui ma käin nendes klassides, ma tunnen, et ma olen jälle sammu kaugemal. Need 2 päeva, 8 klassi olid imelised. Oli hetki, kus ma olin mingi, oh my god, ma ei oska, ma annan alla, aga siis ikkagi selle ühe treeneri sõnad jäid mind kuidagi kummitama. Nii lihtne lause, nii loogiline, aga ma ei ole seda varem nagu kuulnud niimoodi selles pointis, et nagu, et fight for the choreo. Ma ei tea, see kuidagi oli nagu, et jaa, mul on neid hetki, kus ma olen klassis, ma saan aru, et ma ei saa hakkama ja siis ma ise olen mingi okei, et noh, et siis me ei pinguta. Aga vahepeal peab reaalselt fightima selle nimel, nagu võitlema selle nimel, et see koreograafia tuleks päriselt sinuni. Et ei olegi nii, et ta lihtsalt on sul, vaid sa pead võitlema selle nimel, et see endale kehasse saada. Mu keha on täiesti läbi. Ma tunnen, et mu kõik kohad lihtsalt surisevad ja valutavad. Ja nüüd ongi see, et ma üritan saada massaaži aega järgmiseks nädalaks ja ma loodan, et ma saan ka. Ehk siis näis. Praegu on veits sketši, aga ma loodan ikkagist, et midagi ma leian. Mu ilmselt kõige lemmikumad koreograafiad või klassid olid siis mõlema päeva esimesed. Esimesel päeval oli meil siis Mille, kes andis seda pull up in let me do this shit again. See I put up you. Teate kuidas ta laulu? Ma loodan. Ja siis teine oli üks Cindy, kes täiega üllatas mind. Ta andis nii hästi trenni ja ta koreograafiad olid banger. Ja Krit ütles meile, et ta on 16. Excuse me, vot see on wild. Et 16-aastased teevad juba selliseid asju. Nüüd ma tunnen, et natuke on jälle inspiratsiooni juurde saadud. Sain nüüd jällegist aru, millega ma veel tegelema pean. See 2 päeva olid nii motiveerivad ja sellised, et nagu said jälle uue hingamise. Ja ma nüüd väga ootan, millal tulevad Selecti selle suvise laagri paketid. Need. Et pass, mis see eesti keeles on? Nagu passid. Jah. Siis ma kohe kindlasti osta ära ja mul on plaanis minna. Nüüd ma hakkan siis katsetama seda Biodroga skincare. Ma uurisin need kõik tooted läbi. Ma neid testreid, mis on siin, praegu ette ei võta, aga küll ma need tulevikus ette võtan. Sellepärast, et mul nii palju tooted, et mul pole mõtet neid praegu ette võtta. Küll aga võib-olla ma kasutan midagi siis, kui ma lähen kuskile reisile. Mul on siin väga palju tulemas mingeid igast reisi asju, nii et need lähevad siis kasutusse. Ja siis ma võtsingi ette kõik need tooted, mis on suured tooted. Ma lugesin neid ja lasin ChatGPT-l panna paika õige järjekorra ja selle, mida võib-olla üldse mitte kasutada nagu terve selle kombo ajal. Ma sain ikkagi aru, et ma kõiki neid kasutan, aga lihtsalt näiteks siin on 2 kreemi ja 2 seerumit
ja noh, pole mõtet kasutada kahte mõlemal, siis ongi nii, et üks hommikul, üks õhtul on seerumil ja kreemiga on niimoodi, et tunde järgi, et ühte kindlat kreemi ei tohi kasutada iga päev. Nii et ma panen umbes endale paika mingi süsteemi ja katsetame neid tooteid koos. Esimeseks on siis selline cleansing fluid, see on siis nagu näovesi. Ühesõnaga, see on salitsüülhappega. Sobib kõikidele nahatüüpidele, eriti rasusele ja segatüüpi nahale. Reguleerib üleliigset rasu eritust. See on väga hea, sest et mul on sellega probleem. Tavaliselt on näovesi selline nagu päris vedel, aga mul on tunne, et ta oli natuke selline gooey, nagu limane veits. Üldse ma lugesin selle Biodroga kohta siit nendelt lehetelt, et see on väga looduslik. Ja üks asi, mis on siin kasutatud mingites toodetes, on sammal, mis on ülihea aknele ja põletikulisele aknele just. Ehk siis jaa, mulle tundub, et see sari peaks mulle väga hästi sobima või noh, üldse need tooted. Nüüd me võtame siis selle puhastava keeli Clarifying Lotion ja siin on ka salitsüülhappe ja tsink. Okei, need püksid lähevad nagu nii pessu. See on nagu vedel. Nii, ma olen tagasi. Mul on siin 2 sellist toredat sõpra. Üks neist tahtis poppida praegu. Nii et ärge pange tähelepanu. Nii, seda exfoliatorit on kirjas. See on siis kooria. Seda peaks kasutama tegelikult 1-2 korda nädalas, mitte rohkem. Okei, seerum. Meil läheb siis selline niatsiamiidiga. Vähendab põletikulisi reaktsioone. Ta näeb välja selline. Täitsa nagu seerum. Mingit nagu lõhna neil ei ole, mis on minu jaoks alati väga positiivne, sest ma ei taha, et minu näohooldustooted lõhnaks mingi parfüümi järgi. Ei ole seda üldse vaja, ma olen seda varem käinud ja siin oli kuskil kirjas ka, et see on parfüümivaba, nagu need tooted. Ja siis siin on kirjas, et enne kreemi, kui ma tahan siis seda mingit punni asja kasutada, aga kahjuks ma tahan, sest mul on. Muidu siin on siis mul see Too Faced Black Forest Concentrate. Ühesõnaga, siin on nagu kirjas, et siis kui sa tunned, et su nahk on nagu ülimalt kuiv, siis kasutas seda. Nii et ma vaatan tunde järgi. Osa, nagu pintsel. Kas sa panen nagu otse pingi peale? Kummeli ja saialille ekstrakt rahustavad ja parandavad põletikulist nahka. Isugune lukus. Mis ta jääbki niimoodi või? Okei, tal on päris niisugune tugev lõhn. Kui ma nüüd mõtlen, siis mul enamus niisuguseid tooteid on lõhnanud väga tugevalt või nagu sellist, et sa saad aru, et see on SOS. Ja siis viimaseks sammuks täna on meil näokreem. Mul on siis 2 tükki. Seda, ehk siis 24-hour care combination skin kasutaksin ma siis igapäevaselt. Aga meil on siin üks teine ka, see on see anti-age. Jah, ma olen seal maal. Sobilik kombineeritud ja rasusele naha. Välja näeb ta siis meil selline. Väga mõnus kreem on, peaks ma ju. Ta jätab juba naha nii nagu selliseks, mitte raskeks, ma ei tea, nii girls, võib-olla ka guys, if you feel me. Mõni näokreem jätab su naha selliseks nagu paksu kihi alla. Ja selliseks, et ta nagu ei sula su näos ära, vaid ta lihtsalt on nagu mingi paks õlikiht. Aga see jätab sellise külma cooling tunde. Siin on meil siis see seerum, mida ma ei tohi iga päev kasutada. Siis meil on siin see kooria. Seda siis samamoodi 1-2 korda nädalas maks. Ja oli veel kirjas, et kui ma seda kasutan, siis ma ei tohi seda cleansing fluid, Clarifying Lotion. Kumbagi neist ma ei tohi kasutada, sest et see on muidu liiga palju. Ja viimaseks siis veel see näokreem. Selline. Ja ühesõnaga vaatame siis 2 nädala pärast, kuidas mulle tundub, et need tooted. Praegu on küll väga nice. Nii et ja tööd ja räägime hommikul. Tere hommikust, käes on esmaspäev ja uus nädal, uus energia ja see nädal tuleb rahulik
ja ma saan lõpuks puhata nädalavahetusel, mis nüüd tuleb, nii et ma väga ootan seda. Sest ma olen väga väsinud ja mul on vaja oma asjadega ikkagi järele jõuda. Mul on ikkagi mingid asjad, mida ma olen nii kaua edasi lükanud, ei kujutate. Ühesõnaga, it's time. Aga täna on meil siis plaan teha üks eratund. Siis ma lähen Dance Acti, meil on Empire proov, meil on kolmapäeval esinemine ja me teeme proovi selle jaoks. Ja siis lähen tagasi Free Flow'sse ja mul on täna show hip-hop. Ja täna hommikul, kui ma tegin meiki, see make glowib. Ma ei tea, kas siit on nagu näha vahet. Võib-olla teie märkasite nii. Aga kui ma panin näiteks jumekat peale, ma tundsin kuidagi, et nahk on palju glowim. Mitte palju, aga nagu ma tundsin mingit erinevust. Ja ma olin mingi, I like the sound of that. Nii et kui need tooted päriselt mõjuvad niimoodi, siis halleluja. Ma eile öösel avastasin, et mu digikassa, mis on siis mul seebis, SEBs. Vaatan, et siin on nagu mingi suur summa tulnud. Või suur summa ta nagu 50 €. Ja ma olin mingi, Ja siis ma otsisin lõpuks üles, et mingi välja võtta, et näha, et ma iga nädal ju kannan sinna, praegu eriti. Aga ma olen seda teinud juba 10 aastat kohe. Niimoodi vahelduveduga. Praegu on lihtsalt see, mul on see kindel eesmärk ja siis ma kannangi sinna nagu iga nädal. Ja SEB oli mulle kandnud sinna kontole 50 € ja selgitus oli selline, et mingi kogumis see mingi stardiraha või mingi niuke. Siis ma olen mingi, ma olen 10 aastat seda teinud. Et kuidas nüüd alles või nagu, ma ei tea, mis see loogika on, et seal oli käinud mingi kampaania, aga kui ma üritasin leida, et kas on mingi uuem kampaania tekkinud praegu, siis ei ole. Nüüd ma ei tea, kust see raha tuli. Tere hommikust, käes on teisipäev. Täna on vabariigi aastapäev. Ma hetkel lähen massaaži ja siis ma tegelikult peaksin käima Kristiinest läbi tooma pillid ära ja minema Free Flow'sse. Ma veel mõtlen, kas ma lähen täna trenni või mitte, aga õhtul ma lähen Kaisa juurde. Mul läks jook laiali. See on siis minu ülejäänud jook. Ja ma võtsin las teine. Kaustel. Aikasid nii üles selle. Ma võtsin võistluse vahepeal. Mis võistluse? Bachata võistluse. Appi teine, aga siit just jooksis minu eest jänku. Ta on seal. Oota, te ei näe vist. Vaadake. See on jänku. Ma jõudsin tagasi koju. Panin endale selle peatrooga näomaski peale. Ma ei tea, ma ei saa aru. Kas mul on tõesti siis nii väike nägu, et reaalselt kõik need kangasmaskid on mulle suured. Aga ma proovisin eile ära selle teise seerumi ja siis selle teise näokreemi. See teine seerum oli päris mõnus, aga see teine näokreem, ma saan aru, miks ChatGPT ütles, et ära seda liiga tihti kasuta, on see, et ta on hästi raske. Ehk siis ta on nagu selles mõttes tugevam niisutus, aga ta on näonahal nagu raskem kui see teine. Ehk siis ma mõtlesin välja süsteemi, issand, ma räägin nii monotoonselt, ma mõtlesin välja süsteemi, et ma kasutan seda ainult siis, kui ma teen lepposeepi, sest ta lepposeep kuivatab ja siis ongi vaja just võtta ju ekstra seda niisutust. Nii et plaan paigas. Tere hommikust, käes on kolmapäev, lootokolmapäev ja ma hetkel lähen Rävala MyFitnessisse. Krit kutsus mind mingile üritusele ja me hakkame trenni tegema kell 10 hommikul. Ja takson kohal. Ma ei tea, ma mõtlesin lihtsalt, et suvase magamine, let's go, workout. Peale seda ma lähen Free Flow'sse, mul on erakas. Ja siis ma teen tööd ja õhtul meil on siis Empire'i esinemine kuskil vanalinnas. Ja ma kuulsin vist, et see on mingi pulm, aga see vist mingi minipulm. Ühesõnaga, not sure. Fit babes. Oh my god, ma teen teile kõik tänu. See oli jooksmine. Võtid igaüks ise valib, siis lükkad biceps 30 sekundit. Ja, seistes. Ja kõigile 3. Vahetame jalga, süül ees. Ja kohe kiire vastus, mis ma sult küsin. Ja. Nii, ma võtsin auto
tuli hommikul meelde, kui ma juba jõudsin MyFitnessisse, et mul jäi 2 asja koju, nii ma pean need ära tooma ja siis minema alles Reflossi, nii et see võtab nüüd natuke aega mul siin. Aga it's okei, meil on aega üle tunni aja, nii et ja trenn oli bänger. Mul kehas suriseb küll praegu, aga it's worth it. Nii, kell on saanud 6:30 ja on aeg hakata beiki tegema, nii ma panen teid timelapse'i peale. Let's go! Hästi kena taust muidugi. Tehtud! Good evening, Europe! Kust see algust oli praegu, ma ei tea. Aga ma olen tagasi kodus pärast esinemist. Esinemine läks hästi. See oli lihtsalt jah, väga huvitav, et me tantsisime ühes toas ja rahvas oli teises toas, nagu sealt ühest klipist ei pole aru saada. Ja ma nii kahetsen, et ma ei filminud rohkem. Ma veits kartsin seda, kui see paku tühjaks, sest mul on see telefon juba päris vana ja see aku ei ole enam kõige tugevam ja mul oli laadija FreeFlows ja kodus, ehk siis ühesõnaga. Ja sest mulle lihtsalt meeldib analüüsida ennast, sest et esinemistel ma teen nii, nagu ma teen. Et proovis on üks, aga esinemisel on nii palju muid asju ka seal mängus, et ma tahan ju analüüsida ennast, et ma filmisin ainult ühe. Ja ka selle, kus on kõige vähem mingeid asju toimumas. Ma oleks võinud filmida 2 viimast näiteks. Aga jah, see selleks. Seal oli jah veits nagu krobelne põrad, et tasakaal oli ka veits selline nagu ifi, aga sai hakkama. Midagi nagu sassi ei läinud, aga midagi lihtsalt natukene huvitav oli see lähenemine. Ja tegelikult mulle tuli täna sõnum. Siin sees peaks olema meiki. Ma sain taas kord Catrice'i ja Essence'i käest uute toodete pakikesed. Ja ma olen neid päris mitu aastat saanud. Kunagi sain, siis oli väike paus ja nüüd ma olen jälle saanud. Ja see on alati nii põnev, vaata, millega jälle on see ilma tuldud välja, eks ju. Ja kuna mul on nüüd aktiivne TikToki konto, siis ma mõtlesin, et ma võiksin teha ühe TikToki video, kus ma siis teen meiki nende toodetega. Et valin igast kategooriast ühe. Tõenäoliselt ma arvan, et siin kõiki nagu neid gruppe ei ole esindatud. Et siis ma vaatangi, et seda, mida ei ole, seda võtan oma toodete seast, aga vaata koos, mis meil siin üldse sellel hooajal uut on. Alustame Essence'ist. Nii. Part 1. Spring Summer Update. Mono Eyeshadow Glitter. Teate, sellised asjad kuluvad marjaks ära. Nii et slay. Siis meil on siin Pimple Patches. Tea Tree Extract salitsüülhappega, hyaluronhappega. Siis selline blush, väga ilus värvi. Väga ilus selline roosakas ja siin on mingi säraga juures. Freckle Pen. Vot see on nüüd asi. Siis ma lihtsalt kardan, et ei ole päris minu teema. Nii et ma vaatan, mis ma veel sellega teen. What the Fake Pumping Lip Gloss. Väga ilusat roosat värvi. Ulala. Siis meil on siin mascara järgist. Ka asi, mida ma ei saa kasutada. Nii et vaata. Glycerin Lip Treatment. Mul mingi sarnane asi on ju. Sain vist minu arust. Vaadake käe, see on nagu võtmehoidja. Nail Palm. Ma tean, et nagu küüneõli, aga Nail Palm. Väga huvitav. Aga väga äge. Selline, et panedki võtmete külge ja siis kui tunned, et näpud on kuivad või need küünenahad. Siis sa oled mingi tüü. Meil on siin küünetooteid. Aga jah, neid ma jällegist ei saa kasutada. Sellised. Blur Soufflé. Lip cream. Selline pruun. Väga huvitav. Ma ei ole ammu pruune huuletooteid kasutanud.
aga võib-olla peaksin natuke laskma lahti sellest, et kogu aeg roosad niisugused heledad. Vot see on ilus. Lip oil. Sugar Sparkle. Mul on tegelikult tõenäoliselt väga palju huuletooteid. Ma ei tea, kuidas ma jõuan ära kasutada. Dewy Primer. Glow Like Honey. See on siis Essence'i kraam. Nii, meil on siis Catrice'i pakk. Selline Own Your Magic. Blurring Blush. Selline blush. Wow, siin on mingi see asi peal. Aga ta on selline nagu tumedam roosa. Siis mul on siin Gloss Stick. Mingi selline. Kuidas see? Ka selline pruunikas. Mulle tundub, et pruunikate toonid on tegemas comebacki. Võib-olla nad on kogu aeg maas olnud lihtsalt. Ma olen neid kuidagi vältinud. Siis selline Peptide Bliss Glossy Lip Balm. Ta on päris tumedas toonis. Aga jäämegi katsetama. Siis küüneõli Glam in Gold. Ma praegu kasutan siis, oota kumma toode see on. See on vist Essence'i küüneõli, mis ma sain eelmisest mingist pakist. Ja see mulle väga meeldib. Ja nüüd siis järgmiseks, kui see otsa saab, siis ma saan võtta selle. No tegelikult see teine ka, mis mul see Juicy Nail siin oli. Aga see on päris ilus. See nagu, kas te näete, vaatame. See sädeleb. Okei, ta ei fokusseeri ära, aga te võib-olla näete, et ta sädeleb. Puuder! Vot sellest asjast olen mina puudust tundnud. Selline. Nojah, puudrit on ka natukene raske pakkidesse panna ja jumestuskreemi, sest et see peab olema ju õige värviga. See on toonis 020N, ehk siis neutral, ma arvan. Mis on täpselt minu toon. Siis on siin jälle küünetooteid, mida ma ei saa jällegi kasutada. Siis on selline Filler Supreme Lip Gloss. Oh my god, nii palju lip glosse. Mul on ikkagi tunne, et ma pean selle silmameigiga meigi tegema. Sellepärast, et siin on selline palett. Eyeshadow palett. Ja ilusad toonid ka. Ma tegelikult planeerisin laupäeval filmida oma seda jutunurga videot. Why not teha enne make nende toodetega, teha sellest TikTok ja siis filmida otsa jutunurga. Content day it is. Ja nagunii ma õhtul lähen välja. Seega, siis ma olen juba korras ka, nii et teeme ära. Skin Tint Moisturizer. See on ju põhimõtteliselt nagu natukene nagu jumestuskreem. Te teete nalja mulle või? Never mind. Okei, see on Brow Gel. Aga teate, selle kulmu nagu keeliga on selline väike jama. Et kuna mul ei ole kulme, mida nii-öelda fiksida niimoodi keeliga, siis kahjuks igasugused üksed kulmukeelid ei tee mulle mitte midagi. Huulepliiats. Väga ilusat tooni. Ma ei tea, see kaamera vist ei näita, aga ta on selline nagu roosakas, tumeroosakas, aga nii ilus toon. Ja see on Drip the Drama. Ja siis on meil siin Eye Pencil Waterproof. Selline. Kas see on roheline? See on roheline. What? Eye Pencil with Glitter Effect. No siin on jällegist üks maskaara. Nii kahju, et ma neid katsetada ei saa. Ja meil on siin ka Fixing Spray. Tegelikult ma saan siit ikkagi make-up looki kokku panna. No tšau! Aga aitäh jätkuvalt Catrice ja Essence. Ma väga hindan seda ja päriselt mulle meeldib neid uusi tooteid proovida. Ma mingi hetk ilmselt teen giveaway. Ma arvan, et mitte see vlog veel, aga mõni järgmine vlog. Nii et hoidke aga silm siis peal. Mina hakkan nüüd sööma ja ega rohkem ei olegi väga aega, sest et kell on juba päris palju ja homme on pikk päev. Nii et jah, hea tööd teile. Tere hommikust, käes on neljapäev ja mina suundun hetkel Põhjala tehasesse. Sest täna olen mina ühes moeshows modell ja me teeme hommikul siis väikse proovi seal. Siis ma tulen tagasi koju ja mul on terve päeva kodus aega, et möllata, teha, sättida ja siis ma lähen tagasi, siis mulle tehakse soeng, mulle tehakse silmameik ja võt. 10 aastat tagasi ma olin viimati laval modell ja nüüd 10 aastat hiljem I'm back!
seal Põhjala tehases oli nii külm, et ma nüüd soojenan siin puhuri ees. Ma loodan, et õhtul on soojem. Aga ma võtsin Karjase saiast seda mingit šokolaadisaia. Proovime. Väga slei. Ma käisin vahepeal pesus, tegin endale põhja valmis ja nüüd sõidame tagasi Põhjala tehasesse. Armas, no kuulge, öelge mulle, et see ei ole kõige armsam kass üldse. Ja järgmine minut hiljem on ta juba niimoodi. Jah, see on juust, ma ei viitsi seda kappi panna, vabandust. Sorry, ta lihtsalt vahetab iga minuti tagant oma poosi ja see on nii cute, ma ei suuda. Well, hello! Ma olen kodus. Mul on see kivikesed ikka siin. Ühesõnaga, räägime natuke sellest maashowst. Seal oli nii külm. Nagu see ala, kus meie olime, see nagu backstage, see oli soe. See ruum lõppude lõpuks, kus siis see kogu maashow toimus, see lava ja kõik, see oli ka lõpuks soe. Aga see vaheosa, see oli ekstreemne. Ma ei tea, kui külm seal oli for sure põhimõtteliselt sama külm nagu õues, sellepärast, et seal oli väga tihti käisid mingid autod läbi, mingil hetkel ja ühesõnaga seal oli nagu meeletult külm. Ja lavale minnes sa ootasid oma korda seal ruumis, selles suures ruumis. Ja lõpuks oli see, et meie kord oli, me läksime ja siis me pidime seal ootama. Ja ma ei ole ammu näinud, et ma niimoodi lõdiseks. Ma reaalselt nagu, mul oli tunne, et ma värisesin nagu niimoodi, et mul kõik nagu terve keha käis. Ma nagu mõtlesin, et ise, et kui ma nüüd lähen nagu lavale, siis ma mingi vapun seal nagu reaalselt, sest nagu mul oli see värin nagu nii sees. Ma ei suutnud seda kontrollida absoluutselt, sest mul oli nii külm, nagu me kõik olime enamasti suht nagu, mitte paljalt riides, aga selles mõttes, et väga palju nahka oli väljas, mis tõttu, või noh, näiteks minu kostüüm ka oli selline, et ta oli pigem lihtsalt ümber niisugune body, aga see oli suht õhuke materjal, ehk siis mul oli retsilt külm. Oh jah, ühesõnaga, see oli crazy. Jah, kui oleks vaid olnud see osa natukene paremini läbi mõeldud, et kuidas teha nii, et isegi kui modellid peavad ootama oma korda seal selles külmas ruumis, et kas siis selles kohas, kus nad ootavad, ehk siis täpselt ukse juures, et kas või mingigi puhur või mingi asi, seal ei olnud mitte midagi. Nagu reaalselt see oli nii ekstreemne. Ja siis oligi see, et ainukesed kohad, kus saigi neid mingi pilte ja videosid teha, oli seal ruumis. Ja siis ma mingi jooksin edasi tagasi seal, et nagu tegin, siis tulin ära, siis ma olin mingi, okei, tahaks veel midagi teha. Ühesõnaga, ma loodan, et ma nüüd haigeks ei jää. Okei, mul tuli üks asi veel meelde. Ma ei tea, kuidas, aga seal see ajakava oli natuke lappes. Muidu tavaliselt, kui ma ütlen lappes, siis see tähendab seda, et ajakava oli maas, mis on kõige loogilisem asi. Aga seal oli ajakava ees. Ja miskipärast keegi nagu väga ei öelnud ka, et see on ees. Ja siis mul tekib lihtsalt küsimus. See ei ole üldse kellegi pihta. See on lihtsalt nagu huvitav. Oota, ma kohe vaatan, mis kell me algselt pidime olema. Kell 8 pidi algama meie kategooria, millest me olime siis 3. Nüüd on me 20:30. Me läksime hoopis niimoodi, me alles panime ennast riidesse, alles sättisime ja siis öeldi, et oot järgmised. 19:59 olime igatahes juba teinud ära asja. Ehk siis me tõenäoliselt läksime mingi 19:40. No nii, on aeg need pärlikesed igalt poolt ära võtta. Ja teate, mis ma avastasin? Ma olen ju endale teinud nüüd siin aastaid pigem alati sellist kuldset meiki või nagu sellise pruunika tooniga, eks ju. Aga ma vaatan praegu peeglist, et mulle sobib ka sellise valge tooniga silma meik. Et ta annab just sellist nagu pehmust juurde mulle.
I ma keep that in mind. Grit kirjutas mulle video peale, mille ma postitasin, et mulle sobiks see neet, mis on siin. Mis teie arvate? Mina ise tunnen, et siin oleks nagu mingi ninakoll. Et nagu, I'm not sure. Samal kui ma eemaldan, siis tegelikult ma võtan ka selle vlogi siin nüüd kokku. Reede, laupäev, pühapäev on mul sellised suhteliselt päevad, et nagu homme mul on erakad ja siis ma olen kodus, toimetan, nothing else. Laupäeval mul on erakad, siis ma laupäeval filmin. See on nüüd teie jaoks siis järgmine video, pärast seda videot. Ma filmin siis selle Maariti jutunurga teise osa. Ja seal ma siis peamiselt räägin kogu sellest Epstein, mis iganes tema nimi on. Temast räägin ja nendest failidest ja mõnest vandenõuteooriast, mis sealt on hakanud kulutulena levima ja räägin siis nagu, kas ma usun või ei usu, ühesõnaga. Seal on nii palju toimus, et lihtsalt see on veits nagu see üle stimuleerimine, sest et nagu liiga palju toimub. Ja siis ma lähen veel meigiga isa Laura ja Anettega välja sööma ja kokteilitama. Ja pühapäeval on mul trennide päev. Küll aga ma mõtlesin, et võiks nagu järgmist vlogi alustada siis, kui midagi tulemas on. Aga ma kuidagi hakkasin vaatama, järgmine mul ikka toimub asju. Võib-olla ma saan mõne asja veel sinna nädalasse juurde pandud, mida oleks põnev vaadata. Nii et ma arvan, et ma alustan ikkagi vlogi esmaspäevast ja lõpetan pühapäeval. Et siis on selline nädalane weekly vlog. Ja mis mul järgmine nädal toimub? Diana tuleb Eestisse, apparently. Ta just pani. Teeb workshopi, nii et lõpuks ometi. Ta on käinud nii tihti praegu niimoodi, et ta teeb workshopi siis, kui mul on midagi. Et ma ei ole saanud minna, aga nüüd ta tuleb ja ma saan minna workshopile. Siis on mul veel tulemas Annabelli sünnipäev ja seekord on siis teemaks see, et me kõik päeva paneme parukad pähe. Ja siis laupäeval ma lähen oma õe, Kristeli ja veel ühe neiuga, kes on tegelikult minu korteriomanik. Neljakesti lähme sellisesse kohta nagu La Cucina di Ormoja. Ja miks me sinna lähme, see, et me kunagi tegelikult töötasime seal kõik peale minu õe. Aga me töötasime siis, kui selle nimi oli La Bottega. Ja ma ei ole seal käinud pärast seda, kui La Bottegat seal enam ei ole. Ja kõik räägivad sellest kohast. Ja siis mõtlesingi, et võiks klepida selle aja kokku. Ja ma kuskilt, meil see Kristel rääkis mulle, et nad teevad seda Bella Ciao't ka seal ja just laupäeviti. Et mingi valged rätikuid ja siis teevad neid ja ma tahaks seda ka näha. Ja see ongi laupäeval, kui me lähme. Võt, siis lähekski proovima seda menüüd ja värgid särgid. Ma hakkan nüüd meiki maha võtma. Ma proovin seda exfoliatorit. Oodake, teate, ma proovin koos teiega. No nii, ma jõuan see ruttu meigi. Siin on siis see exfoliator. Ja kui ma sellega ära proovin, siis mul on kõik need täissuuruses tooted proovitud sellest Biodroga pakist. Aha, sellised hästi pisikesed terakesed on siin sees, aga päris mõnus. Ma olen proovinud koorijad, mis on nagu hästi valusad näol, nagu sellised, et need kas tükid on liiga suured või tugevad või kuidagi. Aga see on niisugune veits nagu näole teeks massaaž, et ta on niisugune mõnus. Nii et mill laiki. Teile ma ütlen seega aitäh, et vaatasite mu videot. Ma loodan, et teile meeldis. Pean hakkama siin reklaamima seda rohkem, et kui sulle meeldis, siis pane like, pane subscribe, et ma ikka näeksin, et te olete siin olemas. Ja kommentaarid mulle väga meeldivad, nii et jah, võt. Seega, järgmine video on siis juba jutunurk ja siis on uuesti väike vlog teile siia. Nii et ilusat hommikut päeva õhtut, millal iganes sa seda vaatad ja näeme järgmises videos. Bye!